Populaarsel blogijal Henri Jakobsonil, kel on Facebookis 30 000 ja Instagramis 15 000 jälgijat, on kodus motivatsioonikoer, kes on aidanud tal alates tänavu veebruarist kaotada 52 kilo kehakaalu. Parim motivaatoreid ennast liigutada on Kusti. Temaga, kui väljas saaks väljas, ma ei tea, koledad vihma või lund, no ma ei läheks õue. Kusti ei taha sellest kuuldagi mitte, et ma õue ei lähe, et me läheme iga ilmaga, teeme iga päev oma sammud ära, hommikuti ma saadan lapse bussi peale koos Kustiga, edasi-tagasi tuleb pea natuke üle 4000 sammu, ehk siis poole päeva sammud saab juba hommikul enne kella 9 täis. Üks põhjus, miks ma tahtsin koera, sest ma teadsin, et ma pean liikuma ja ma teadsin, et mul kaob motivatsioon mingi aja pärast ära, et kui koer sul on, siis sa ei saa valida minna või mitte minna, et ma ei pane teadlikult ka meie aiale tara ümber, et mul ei oleks võimalust, et ma lasen lihtsalt õue jooksma, et ma peaksin temaga jalutamas käima. Tõsi küll, Henri läbis veebruaris ka maovähendusoperatsiooni, sest tervis juba kriitiliselt nõudis. Aga Kusti on ka teraapiakoer. Mind haustas koer, kui ma olin mingi 6-aastane. Tal oli paaniline hirm koerte ees. Tema mõte sellest, et me võiks koer tulla, viis ta põhimõtteliselt täitsa masendusse meeleseisundisse ja ta palus ja anus, et me ei võtaks koera. Ja see süvenes aastalt aastasse ja kui ta kuskil eemalt koera nägi, siis oli kohe paanika peal. Ja nüüd ta ei ainult Kusti ravinud tema suhtes terveks, vaid isegi teist ta ei karda enam koeri. Huvitav ongi see, et ta on praegu täitsa blond. Kui ta saabus meile, ta oli tumepruun ja nägu oli täiesti must, ei eraldanud silmi muust näost. Kusti sai augustis 1-aastaseks ja kass Kenji on temast 6 jagu noorem. Me võtsime kassi endale küll, lootuses temast sul tuleb sülekass, aga selgus me võtsime hoopis Kustile, et Kusti sai endale kõige parema mängu kaasa. Ja kusjuures ongi huvitav, et Kusti identifitseerib ennast kassina ka mingil määral. Tema lemmiktoit on kassitoit, tema lemmikmänguasjad on kassi mänguasjad. Ja minu abikaasa, kes teatas, et siia majja koera ei tule, siis vahepeal õhtuti me vaatame telerit näiteks, istume teleka ees ja ta ütleb, silitab Kustit ja ohkab. Mõtle, kui meil Kustit poleks. Tema, kes oli täiesti veendunud, et siia majja ei tule mitte ühti koera. Kui siis kass on tema on nüüd täielik, ma ei saa öelda koera inimene, ta on täielik Kusti inimene. Kusti teraapia on kõigile mõjunud. Alati, kui on mul kurm, siis ta tuleb minu juurde ja hakkab lakkuma kohe. Kohe saab aru. Ja kunagi ei suuda kurbus jääda. Kui ülejäänud pere on koerainimesed, siis Henrik kassi inimene. Kenji tuleb alati, ma mängin taga kõige rohkem. Tuleb sinu juurde ka kõige rohkem. Aga Henri elus on peale suure kaalukaotuse olnud veel üks radikaalne muutus. Ta jättis aastal 2007 päeva pealt suitsetamise maha, kuigi tõmbas enne pea 3 pakki päevas. Käisin Inglismaa sama seminaril ära, nägin, et see on uskumatu asi, et minu puhul toimis. 2008 ostsin frantsiisi õiguse välja ja 2009 ma olen siin hästi palju inimesi juba. 16 aasta jooksul on ta aidanud sadu nikotiinisõltuvuses inimesi. Selle asja nimi on Allen Carri meetod. See, et siis puudust tundma, kui sa jätad maha tahtejõuga ja keelad endale suitsu, siis on väga raske olla. Aga kui sa saad lahti soovist suitsu teha, kui sa mõistad, kuidas on sinu aju lihtsalt lollitanud, on maha, et mine 150 korda lihtsam. Ja vähe sellest, praegu valmistub ta ennetustegevuseks koolides. Mõned kokkulepped on juba sõlmitud. Kui vanasti oli laudade ja radikate vahel nätsud, mida alati topiti, nüüd on need snussipadjad igal pool. Ja väiksed lapsed leiavad neid ja see on põnev ja mõnda patti nutsustab terve klass, enne kui see lõpuks prügesti jõuab. Mina hakkan hoopis lastele õpetama, kuidas sõltuvus töötab. Et kui sa esimese suitsu endale ette paned või e-sigareti, kui ta mõistab, kuidas see lõks töötab, siis ma usun, et on lapsega palju rohkem teadlikumad, kui keegi suitsu neile pakub, mis siis juhtub, kui ta selle vastu võtab. Jõudu Henrile selles tänuväärses töös!